Tere tulemast Egiptuse riigi eelloost rääkivasse loengusse. Mina olen Andres Nõmmik, ma olen ajaloolane, kes uurib Küprose ja Vahemere idaosa vahelisi kontakte ja kuna see piirkond Vahemere idaosa on seotud Egiptusega sedavõrd suurel määral, siis ma olen uurinud ka Egiptuse ajalugu ja sellest lähtuvalt siis tekkis Vaba Akadeemiaga mõte ka mõni loeng Egiptuse ajaloost maha pidada. Täna räägin ma Egiptuse ajaloo, Vana-Egiptuse riigile eelnevast perioodist, täpsemalt sellest perioodist. Ja selleks, et aru saada natukene sellest eelnevast, on vaja ka hästi väikest lühikest ülevaadet siis Egiptuse riigi kronoloogiast, Egiptuse riigi geograafiast ja Egiptuse sotsiaalsest struktuurist, kuigi see on üsna põgus. Kui me räägime vanast Egiptusest, siis tavaliselt mõeldakse perioodi umbkaudu aastast 3000, siin antud kronoloogia järgi 2900, aga see liigub siia-sinna kuni 200 aastat, mil Egiptus erinevad alad ühendatakse omavahel ja kogu Egiptust valitseb edaspidi üks ainus kuningas. Seda perioodi, mis hakkab, nimetatakse ka varadünastiliseks perioodiks, millele järgneb enam-vähem sujuvalt vana riigi periood. Ja need kaks esimest perioodi on need, mis on võib-olla laiemale üldsusele tuntud eelkõige läbi püramiidide, sest just sellel perioodil rajati siis need kõige tuntumad püramiidid. Aga ühendatud Egiptus, see ei kestnud igavesti ja vana riik sai otsa erinevate tõenäoliselt siseprobleemide tõttu, mille tulemuseks oli esimene vaheperiood. Ja esimene vaheperiood tähendas seda, et Egiptus oli jagunenud tillukesteks üksusteks, mida valitsesid erinevad kohalikud võimumehed, aga sellist ühtset keskset võimu Egiptuse üle ei olnud. Kuni siis lõpuks Lõuna-Egiptusest Teebast tulid valitsejad, kes ühendasid kogu Egiptuse, pannes aluse keskmise riigi perioodile. Ja keskmine riik, ega ta üleliia kaua ei kestnud, aga keskmine riik on siis tuntud selle poolest, et suur osa Egiptuse klassikalisest kirjandusest, nagu näiteks Sinuhe jutustus, on sellest perioodist pärit. Ja keskmise riigile järgneb siis teine vaheperiood, sest jälle asjad ei lähe väga hästi ja Põhja-Egiptuse võtavad üle üksoslased, kes tõenäoliselt on pärit kusagilt Vahemere idaosast. Lõuna-Egiptuses tegutsevad nuubialased, kes siis on tänapäeva Sudaanist, Sudaani aladelt tulnud. Ja seal vahepeal on siis sellised väiksemad valitsejad. Aga jällegi vaheperiood on ta sellepärast, et riik on põhimõtteliselt laiali lagunenud. Ja jälle tuleb Teeba valitseja või mitu Teeba valitsejat ühendavad riigi ja nii saab alguse uus riik. Ja uus riik on Egiptuse mingil määral Vana-Egiptuse võimu tipp, sest Egiptus kontrollib esimest korda alasid Vahemere idaosas, tänapäeva Iisrael, tänapäeva Palestiina, tänapäeva Liibanoni ja Süüria lõunaosad ja Egiptust võib sellele nimetada kahtlemata impeeriumiks. Tuntud valitsejaid oli päris mitu, võib-olla näiteks Ramses II, kes kaklesid tiitidega, aga Ramses II ja kõigile teistele nendele hästi tähtsatele vaaraadele, uue riigi vaaraadele, teeb siis ära tänapäeval Tutanhamon, kes on suhteliselt tähtsusetu vaara, kui nii võib öelda. Ta ei elanud kaua, aga tema eelis oli see, et tal oli see uhke hauakamber, mis avastati rüüstamata. Aga see uue riigi
sõjaliselt võimas riik kukkus jälle kokku lõpuks ja järgnes esimene aastatuhat, mida nimetatakse kolmandaks vaheperioodiks või millele järgneb hiline Egiptuse periood. Ja sel ajal Egiptus valdavalt ta ei olnud ühendatud, ta ei olnud valdavalt iseseisev ja ta oli tihti kas võõrast päritolu valitsejate võimu all, mingite kohalike valitsejate võimu all, kes kontrollisid ainult osa Egiptust või siis lausa mõne teise riigi territoorium. Ja kõige viimane grupp neid võõramaiseid valitsejaid tulid siis koos Makedoonia Aleksandriga. Nimelt üks tema kindralitest, Ptolemaios, pani alguse Makedoonia päritolu dünastiale, aga kuna nad valitsesid Egiptust peamiselt, siis võib seda mingil määral veel nimetada viimaseks iseseisva Egiptuse perioodiks, millele tegid siis lõpu peale roomlased. Roomlased tulid, nad nägid ja nad vallutasid ja annekteerisid Egiptuse põhimõtteliselt Rooma impeeriumi osaks ja pannes sellega lõpu tükiks ajaks igasugusele iseseisvale Egiptusele. Aga see periodisatsioon, peamiselt siis vana riik, keskmine riik ja uus riik on laialdaselt kasutatav, aga selle kõrval on veel üks kronoloogia, mis seal kõrvuti jookseb, sest nende samade Ptolemaioste Makedoonia päritolu dünastia ajal kirjutas üks Egiptuse ajaloolane Maneto kokku kogu Egiptuse ajaloo kuni Makedoonia Aleksandrini. Ja ta jagas selle ajaloo 39, ma nüüd ei eksi, 39 dünastiaks. Esimene valitseja dünastia, kellele järgnes teine ja nii edasi, kelle juurde me saame siis lisada tänapäeval veel 2, mis on seotud Makedoonia, Aleksandria, Ptolemaiostega. See Maneto ajalugu oli paraku seda tüüpi ajalugu, mida ei saa nimetada päris faktiliselt tõeseks, sest kui tuua dünastiate puhul mingeid näiteid, siis seal on vaaraosid, kes tõenäoliselt ei eksisteerinud. Seal on vaaraosid, kes on sugu muutnud. Seal on vaaraosid, keda on jäetud nimetamata. Ja kogu 7. dünastia on tõenäoliselt lihtsalt välja mõeldud. Nii et ühest küljest see ei ole nii hea kronoloogia. Ja kui te vaatate seda graafikut, siis te näete, et eriti vaheperioodide ajal mitu dünastiat valitses täpselt samaaegselt, sest Põhja-Egiptuses oli üks, Kesk-Egiptuses teine ja nii edasi. Aga siiski tänapäeval kasutatakse ka seda kronoloogiat. Nii et näiteks vana riik ja siis räägitakse 4. ja 5. dünastiast. Nende dünastiatega on asi õnneks natuke selgem. See oli siis Egiptuse ajaloo kronoloogiline ülevaade, aga geograafia on võib-olla veelgi olulisem. Egiptusest põhjas asub siis Vahemeri, Egiptusest idas asub Punane meri ja Egiptuse tsivilisatsiooni kese, ma usun, et kõik teavad, aga mainin, et asub ka Aafrika Kirdeservas, aga Egiptuse tsivilisatsiooni kese jookseb siis mööda Niiluse jõge, sest Niiluse jõgi ujutas regulaarselt üle Niiluse jõe kaldad ja kui see üleujutus taandus, siis kaldale jäänud jõe muda, mis oli hästi viljakas, sobis erakordselt hästi põllumajanduseks ja sealt sai head saaki. Nii et inimesed loomulikult kolivad sinna, eriti olukorras, kus väljaspool Niilust on tegemist Sahara kõrbega. Sellised asjad kipuvad inimesi liigutama jõeorgu. Kuna kõik, mitte kõik, aga suurem osa egiptlasi elas selle jõe ääres, mõned olid kõrbeoaasides veel või siinel,
aga kuna nad elasid jõeorus, siis Egiptuse riigi puhul, Vana-Egiptuse riigi puhul me räägime riigist, mis kontrolliski Niiluse jõeorgu. Ma tõin siin slaidil on võrdluseks tänapäeva Egiptuse Araabia vabariik ja sealt on näha, et tänapäeval ta kontrollib suurt osa kõrbest, sest meil on lihtsalt võimalik tõmmata poliitilisi piire kohtadesse, kus täpselt nagu vanasti tänapäeval suurt kedagi ei ela. Aga tänapäeval meil on lihtsalt see võimalus. Vana-Egiptus, neil polnud mitte mingit huvi seda kõrbe kontrollida. Neil polnud tegelikult kausalt öeldes mitte kellegiga teha kokkuleppeid selles suhtes, et kus piir jookseb, sest seal taga on lõpmatu kõrb enam-vähem. Ja seetõttu Vana-Egiptuse riik ongi põhiliselt Niiluse org. Üks väike erinevus veel võrreldes tänapäeva Egiptusega on Vahemere põhjarannik, sest tänapäeva Egiptuse vabariik ulatub kaugemale läände. Vana-Egiptus oma parimatel aegadel ulatus sinna, kus asub see Marsa Matru linn. Aga teisest küljest on tänapäeva Egiptus ja Vana-Egiptus suhteliselt sarnased, sest see territoorium Niiluse mõttes, mida kontrolliti, on väga sarnane. Umbes sinnamaani, kuhu tänapäeval ulatub Egiptuse vabariik, umbes sinnamaani ulatus Vana-Egiptus, sealt edasi tuli juba Nuubia. Ja teine sarnasus on see, et ka tänapäeval elab enamik egiptlasi kõik jõeorus. Aga Niiluse jõgi võimaldas egiptlastel jagada Egiptust mõtteliselt kaheks, Alam-Egiptus ja Ülem-Egiptus. Alam-Egiptus on Niiluse jõe alamjooks, see koht, kus ta jookseb siis Vahemerre ja moodustab delta. Ja Ülem-Egiptus on deltast lõuna poole jäävad alad, kuni siis umbkaudu, seda ei olegi võimalik päris kindlalt määrata, sinnamaani, kus tänapäeval hakkab Sudaan. Nii et selline jaotus, kus väike lõik, aga kindlasti väga elanikerikas lõik moodustab Alam-Egiptuse ja pikem lõik siis Ülem-Egiptuse on tänapäeval kasutusel ja see oli ka täiesti egiptlaste endi nägemus maailmast. Sest Egiptuse valitseja oli ainult siis Egiptuse valitseja, kui ta kontrollis nii Ülem- kui Alam-Egiptust ehk ta oli riigi ühendanud. Ja seetõttu neil on isegi kuninga tiitel, kahe maa kuningas, kes siis valitses Ülem- ja Alam-Egiptust. Ülem-Egiptuse lõunaosas asuvad ka mitmed Niiluse kärestikud, mida ma päris täpselt nüüd järgi ei kontrollinud, aga kõiki neid kärestikke enam tänapäeval alles ei ole hüdroelektrijaamade ja paisjärvede tõttu. Aga need kärestikud olid egiptlastele tähtsad, sest nad olid sellised sobivad piiripunktid, kust siis igasugu kaubandust ja piiri jälgida. Ja see on paraku väga vähese detailsusega kaart, aga umbes seal, kus on Egiptuse vabariigi kaardil Assuaan, seal asub esimene kärestik või asus esimene kärestik. See oli enam kogu aeg Egiptuse kultuuri osa. Ja siis lõuna pool umbes seal, kus asub Sudaani piir, seal asus teine kärestik, aga teise kärestiku puhul Egiptus kontrollis seda ainult siis, kui Egiptuses oli kõik hästi. Kui midagi hakkas valesti minema, siis kontroll kadus. Ja kontroll kadus nendele rahvastele, kes elasid lõuna pool ja piirkonnas, mida tänapäeval või nimetatakse Nuubiaks, mis hõlmab tänapäeva Põhja-Sudaani, aga vahest loetakse ka see esimese teise kärestiku vaheline ala sinna alla. Ja kõige viimane geograafiliselt oluline jaotis on ida- ja lääne kõrb, sest Sahara kõrb jagatakse Niiluse poolt kaheks. Idapoolsed alad on siis need, kust jooksid kaubateed Punase mere äärde ja läänepoolsed alad on siis suurem Sahara kõrbe osa, aga seal asusid jälle mitmed oaasid. Ja nende oaaside seas
on sellised, mida Egiptus vahepeal kontrollis ja sellised, mida ta kontrollis kogu aeg, aga kõige olulisem oaas, mida on hästi ähmaselt sellel detailsel kaardil näha, on see roheline plekk allpool Niiluse deltat, sest seal asub Fayumi oas ja see on nii lähedal Niilusele, et ta on alati olnud Egiptuse tsivilisatsioonile ülimalt oluline piirkond. Siin on natuke parem kaart, kus on seda Fayumi ka natuke näha. Ja hästi põgus ülevaade Egiptuse sotsiaalsest, poliitilisest struktuurist. Riiki valitses üks kuningas, keda siis on hakatud hiljem nimetama vaaraoks, aga see nimetus ise egiptlastele kaasaegse, egiptlased ise seda nime ei kasutanud, sest see nimi tuleb sõnast palee ehk suur maja, PRAA, ja alles tagantjärele hakati nimetama vaaraosid siis vaaraoks. Ma arvan, et me võime seda julgelt edasi teha, küll neid vaaraodeks nimetada, aga egiptlased oleks neid siis tundnud Nesu-Piti või mõne teise tiitli all. Vaaradele ühiskondlikult järgnevad, siis üks asi veel, Vaara oli jumal. Ta oli enamuse Egiptuse ajaloost jumala poeg, temast sai pärast surma jumal, ta oli elav jumal. Aga Vaarale järgnevad siis sotsiaalses mõttes kõrgemad ametnikud, ülikud ja kõrgemad preestrid, kes tihti on üks isik. Ehk üks ülik võib olla kõrgem ametnik ja kõrgem preester, kuigi Egiptuse ajaloos juhtus ka seda, et oli tõesti mõni madalama klassi mees, kes töötas end üles sinnamaani. Kõrgematele ametnikele järgnevad siis kirjutajad. Kirjutajad olid eksperdid, kelle ülesanne oli täpselt seda teha, mis nende amet ütles. Nad pidid oskama kirjutada, nad pidid oskama lugeda ja nad pidid tundma Egiptuse kirjandust ja siis vastavaid teenuseid pakkuma teistele. Nendele omakorda siis ühiskondlikult järgnesid igasugused kaupmehed, käsitöölised ja võib-olla natuke madalamal oli see grupp, kes moodustas Egiptuse ühiskonnast enamiku kahtlemata ja need on põllumehed. Ehk nagu iga teine eelindustriaalne ühiskond, tegemist on põllumajandusliku ühiskonnaga ja tavalised talumehed, talunaised on need, kes riiki ülal peavad, moodustavad enamiku, aga samas ei ole võimul. Ja nendele ühiskondlikult veel järgnevad orjad, aga Egiptus ei olnud kunagi orjanduslik ühiskond selles mõttes nagu Vana-Kreeka või Vana-Rooma. Ehk need orja oli vähe võrreldes teiste tsivilisatsioonidega ja peamiselt olid nad siis vangid, kes olid kusagilt vallutuste käigus toodud. Üks selline pisike asi veel. Egiptuse arheoloogia omapära on see, et me ei tea peaaegu, kui võrrelda teiste tsivilisatsioonidega, me ei tea suurt midagi linnadest, sest kõik linnad mõne erandiga asusid Niiluse deltas ja Niiluse jõe orus. Need ujutati üle regulaarselt jõe poolt. See jõemuda hävitab loomulikult kõik vähegi ebastabiilse seal ära, kaasatud majad. Ja mis on veel oluline ja mõistetav ka, inimesed elavad seal edasi. Need head kohad on see, kus tänapäeval ikka veel elatakse. Nii et suurlinnad matavad kõik Egiptuse vanaaegsed linnad enam-vähem enda alla. Ja põhjus on see, et ma loodan, et enam-vähem usaldusväärsete allikate järgi Egiptuse tänapäeva territooriumist umbes 2% on elatav. Ja see 2% peab kõik mahtuma ära sinna. See 2% on enamasti Niilus ja sinna peab ära mahtuma 80 miljonit inimest. Nii et arheoloogia mõttes see on väga keeruline kaevata välja linnu, mis seal asuvad. Aga see-eest
kas on hea või halb, Egiptusest on hästi palju teada matuste, hauatemplite, hauakambrite ja sellise suremise ja teispoolsuse kohta, sest need alad ehitati valdavalt kõrbesse. Polnud mõtet head maad raisata, aga kõrb, sinna võib vabalt ehitada surnuaedu, hauakambreid ja nekropole. Seesama jõgi ja delta, mis on hästi niiske, tähendab ka paraku seda, et Egiptuse üks olulisemaid potentsiaalseid allikaid, papüürus, on tavaliselt aja jooksul hävinud, sest niiskust ta ei kannata. Papüürust me leiame tänapäeval papüüruse leide, kuhu on siis kirjutatud neid olulisi tekste, leitakse tänapäeval valdavalt kõrbealadest. Aga see oli siis selline lühike kontekst Egiptuse ajaloole. Nüüd liigume siis päris vanadesse aegadesse. Ma alustan siis umbkaudu sellisest kiviaja lõpust, umbes 10 000 kuni 5000 enne Kristust. Aga see olustik on loomulikult sarnane kogu eelnevale kiviajale. Ehk mis Egiptus oli või kes Egiptuses elasid, olid siis väikesed mobiilsed grupid, kes tegelesid kalastamise, küttimise, koriluse ja Niiluse jõe andide korjamisega. Nad ei elanud ühes paigas, neil ei tekkinud mingeid asulaid teadaolevalt, aga neil olid laagrid ja neid laagreid on leitud selle järgi, et seal on koldeid, seal on kivist tööriistu, nooleotsi ja nii edasi. Ja nagu näete, siis nad on ka väga osavad kunstnikud, nii et need on tõenäoliselt ühed vanemad Egiptuse kunstiteosed, kaljujoonised. Esimese pildil tuleb küll kasutada fantaasiat, mida on kujutatud, aga usaldusväärsete allikate järgi need seened on kalapüünised ja siin vahel on siis tõenäoliselt kalad liikumas. Aga selle perioodi lõpuks, aastaks 5000 aastat enne Kristust, oli üks uuendus kindlasti Egiptusesse tulnud. See uuendus tuleb Levantist ja see on põllu harimine, viljakasvatus, rukkis ja nisu ja loomakasvatus kitsede ja lammaste näol. Aga järgnev aasta 5000 kuni 4000 enne Kristust, seda iseloomustab nüüd juba üsnagi eripärane kultuur, mille järgi saab seda perioodi kuidagi võtta justkui ühe tervikuna. Kui ma räägin siin kultuurist, siis ma mõtlen selle all arheoloogilises mõttes sarnaseid esemeid, mida on kasutanud tõenäoliselt inimesed, kellel on sarnased ideed. Ehk kui siin on näiteks Badari kultuur, see oranž osa, siis seal tõenäoliselt elasid inimesed, kellel mingisugune maailmavaade või arusaam oli mõnevõrra sarnane, aga kes igatahes kasutasid sarnaseid esemeid. Ja see kultuur on ka aluseks periood, jällegi sellisele kronoloogiale, ehk kui me räägime kultuurilisest perioodist, siis see on periood, mil kasutati ühte tüüpi esemeid. Järgmine kultuuriline periood on juba uut tüüpi esemetega. Aga kuigi vahest räägitakse sellest ajast 5000 kuni 4000 enne Kristust kui Badari perioodist, siis sellel on see aga, et Egiptus ei olnud ühtne kultuurilises mõttes. Badari kultuur tegelikult puudutab enam seda oranži lõiku Ülem-Egiptuses. Fayumis oli omaette ja need Põhja-Egiptuse Fayumi ja Merimde kultuurid on täiesti eristatavad. Need on omaette kultuurid ja siis ma panin ühe kummalise koha siia veel juurde, millest natuke lähemalt saab rääkida. Sellel ajal kodustati veised, see on küll jõeõbu, võib-olla mitte hea näide, aga kodustati veised ja tegeleti edasi nagu varem ränd karjakasvatusega, nüüd siis lihtsalt suuremate loomadega. Ja nagu varem Badari kultuurialadel asulaid ei tekkinud. Et meil on see sama lugu, et meil on sellised
ajutised asulakohad, mida on näha kollete, luujäänuste ja hoiupaikade ja aedikute järgi. Ehk need aedikud on selgelt kohad, kus hoiti loomi ja mis sellele veel viitab, on sõnnikumäed. Ehk meil on säilinud need kohad, kuhu siis kogu see loomadest jäänud sõnnik kokku kuhjati, kus on kindlasti ka kasulikku nooleotsi ja muid sellist. Ja selle järgi me siis teame, et seal tehti mingeid asju. Aga lisaks on näha, et tegeletakse kauplemisega, sest Niiluse jõe orgu jõuavad Punase mere äärest mineraalid peamiselt. Siis mööda kaardil on isegi näha see üks põhiline nii-öelda jõeorg. Nii et meil on tegemist inimestega, kes kauplevad välismaailmaga väljaspool Egiptust. Kultuuriliselt siis väga väljendusrikas periood. Nüüd tehakse juba kujukesi inimestest, loomadest ja mida siin ka näete. Ja tehakse ka selliseid vaase või nõusid, mis on punasest materjalist, aga nende servad on mustaks, minu arust põletatud. Nii et mustad servadega punased nõud on siis Padari kultuurile omapärased ja nende kõrval on ka selliseid kammitud keraamikat, mida võib-olla ei ole hästi näha, aga see all vaas on kammitud, millest ei tasu küll välja lugeda, et eestlased on kunagi kogu maailmas ringi käinud ja kammkeraamikat levitanud. Aga siiski sarnasus on olemas. Kontrastiks sellele, et meil ei ole jälle asulakohti, meil on mõned sellised ajutised kohad leitud, on meil hästi palju teada matustest. Nii et neid matuseid on leitud Egiptusest ja sarnaseid matuseid on leitud ka tänapäeval Sudaani aladelt. Tõenäoliselt need piirkonnad niivõrd ei eristunud. Aga mis neid iseloomustab, on ühest küljest lihtsus, need on augud, sinna on pandud inimene, ta on tavaliselt sellises krõnksus poosis, näoga lõuna poole ja ma olen valinud kujutise, mis seda ei demonstreeri, aga ma pannun, raamat ütleb enamasti lõuna poole. Sinna on pandud üks vaas ja siis hunnik selliseid väikseid vidinaid. Ja nende asjade seas võivad olla, kaasa pandud asjade seas võivad siis olla noad, kammid, ehted igasugustele kehaosadele ja igasugustest materjalidest, pigmendid, näiteks malahiit, galeniit ja ooker, sellised väiksed labidad, mida kasutati tõenäoliselt pigmentide väljatõstmiseks mingitest tuubidest, figuurid ja siis paremal kõige all on ka näha kosmeetikapaletti. Ja see kosmeetikapalett on siin oluline, sest neid pigmente tuli purustada millegi peal, et saada see peen pigment kätte ja selle jaoks kasutati kosmeetikapalette, pärast purustamist siis ka ehiti ennast nende pigmentidega. Aga need paletid muutuvad hästi oluliseks, nad muutuvad aina keerukamaks, kuni lõpuks selliste uhkete palettideni, kus on ainult tähtis see kunstiline välimus ja kasutus enam ei ole üldse oluline, sest neid tõenäoliselt ei saa kasutada enam purustamiseks. Aga kui vaadata neid hauapanuseid, siis siin on tegemist kammidega, siin on tegemist pigmentidega, kosmeetikaga, ehetega ja kõik see viitab sellele, et kuidagi inimese identiteedi kese võib-olla rohkem kui tavalisel inimesel tänapäeval oli tema enda keha. Nii et tema identiteedi, staatuse ja kõige muu näitamiseks kasutati siis enda kaunistamist ja seetõttu kõik need igasugused kaunistusesemed läksid ka haudadesse kaasa.
Ja see on natukene erinev sellest, mis toimus Levantis, sest Levantis olid juba tekkinud asulad. Levantis tõenäoliselt see fookus, identiteedi fookus oli rohkem kodul. Aga siin on tegemist rändkarjakasvatajatega, neil ei ole sellist võimalustki. Selle asemel on fookus kehal ja võib-olla kaudselt, vähemalt nii on oletatud, see fookus kehale ulatub ka hiljem vanasse Egiptusesse, kus mumifitseerimise eesmärk on näiteks säilitada keha. Et selline oluline kese ongi inimese keha, füüsiline keha. Aga mida ka see hauapilt näitab, on see, et loomaluid ja kohati terveid loomi pandi haudadesse kaasa. Kuna tegemist on rändkarjakasvatajatega, siis võib-olla on oletatud, et see looma ja inimese eristamine ei ole nii tugev kui tänapäeva maailmas, vaid nad olid mõlemad olulised ja võisid kuidagi kultuuriliselt, vähemalt sümboolselt omavahel seguneda. Aga siin on tegelikult pilti ei ole, aga Alam-Egiptuses siis on situatsioon natuke teistsugune. Alam-Egiptuses nagu Levantis on olemas nüüd asulad. Need on suhteliselt väikesed külad, aga näiteks seal samas Fayumi oaasis on pilliroost tehtud sellised suured viljahoidlad leitud ja viljahoidlad on sellise püsiasustuse märk. Ja Merinde asulas on leitud siis hunnik selliseid maju, mis on pooleldi maa alla kaevatud mudas seintega, aga neil on oma enda viljahoidlad, neil on kolded ja selgelt on seal püsiasustus. Nii et see Alam-Egiptus on lähemal Levantile mõtteliselt kui Ülem-Egiptus. Ja Ülem-Egiptus omakorda on mingis mõttes lähedane Nuubiale, kus ei ole asustust ja fookus on siis rändkarjakasvatusel. Aga siis oli ka see üks kummaline koht, mille ma leidsin, et peaks ära märkima, mis asub siin hästi lõunas kõrbes. Nabta Playa ja Nabta Playa on tõenäoliselt koht, kus rändkarjakasvatajad said kokku. Mingisugused pidustused ja rituaalid toimusid seal tõenäoliselt ohverdati loomi, vähemalt mõned on leitud. Ja seda tehti seal tegelikult aastatuhandete jooksul. Nii et me praegu need pildil olevad asjad on aastast umbes 5000 enne Kristust, aga see koht oli kasutusel juba ammu enne. See koht ei ole valitud juhuslikult, see on kõrbes asuv veekogu, mis tänapäeval on küll taandunud ja tõenäoliselt sellepärast hüljati. Aga sealt on leitud siis selline huvitav kiviring, mida on nimetatud ka Aafrika Stonehenge'iks, sest on oletatud, et see on suunatud suvisele pööripäevale, täpselt nagu need astronoomilised seosed päris Stonehenge'i puhul, ainult et kui seda Stonehenge'i lähemalt vaadata, see on ühte muuseumi õue ümber tõstetud ja ma arvan, et esimesel pildil on näha ka, et ta on enam põlvepikkune, et natukene võib-olla sellest massiivsuselt alla Stonehenge'ile. Aga sealt on leitud ka kiviridasid, siis on leitud tõesti suuri kive, mis on pandud näiteks ohverdatud lehma kohale ja on leitud ka lehm. Ma jätsin ta jutumärkidesse, sest siin on üksjagu fantaasiat vaja, et seda kivikolakat niimoodi tõlgendada, aga mõned on seda teinud. Lõpuks saab Padari periood läbi ja saab alguse Nakada periood. Ja Nakada perioodi jagatakse tavaliselt 3, Nakada 1, Nakada 2 ja Nakada 3. Nad kokku ulatuvad siis aastast 4000 kuni aastani 3000. Ja esimene osa Nakada perioodist on siis Nakada 1, aga kuna Nakada teise perioodi esimene pool on niivõrd lähedane sellele Nakada 1 perioodile objektide ja kommete poolest,
siis peaks tavaliselt vaatlema nakada 1–2B perioodi koos. Aga jälle tegemist on tegelikult nakada kultuuri näol kultuuriga, mis ainult Ülem-Egiptust hõlmab, sest Alam-Egiptuses on jällegi omaette Maadi ja Buto asullate kultuur ja lõuna pool tekib nüüd esimene Nuubia kultuur, varane A-grupp. Sellel perioodil toimuvad mitmed olulised muutused, sest ühest küljest viljakasvatus Niiluse ääres hoogustus, kasutusele võeti paadid, tekkisid korralikumad asulad ja ehituslikult hakati kasutama savitelliseid ja krohvimist. Esemete osas ka näete mõnda sellist eset, igasugused vask ja kiviesemed levivad ja siis need samad kosmeetikapalletid, mida kasutati siis pigmendi purustamiseks või saamiseks, nüüd neid on hakatud juba kaunistama. Aga see on siiski veel täiesti funktsionaalne kosmeetikapallett, lihtsalt natukene armsam. Selle perioodiga seoses võib-olla plahvatus on natuke liiast öelda, aga inimesi, loomi ja kujundeid hakatakse kujutama igasuguste meediumite peal, olgu need siis keraamika, kiviesemed või muu taoline. Aga siin näete siis mõnda sellist huvitavat näidet. Esimene on võib-olla mingi tantsijate grupp ja teine on kassiahastuses inimene, kelle kohta ma ei tea, mis ta viga on. Aga ta meenutab tegelikult neid matuseid, nii et võib-olla see on seotud sellega. Ja siis mõned sellised figuurid, mida sel ajal tehti. See must on kõige hilisem, ta on juba natuke teistsuguses stiilis. Ja ka keraamika muutub. Esiteks pruun musta otsaga keraamika muutub, siin vahet on raske teha, aga punakamaks musta otsaga keraamikaks. Aga see on suhteliselt igav. Õnneks selle kõrval on C-keraamika ja C-keraamika on keraamika, kus kasutatakse, kuhu pannakse hästi palju geomeetrilisi motiive, figuure ja muud sellist põnevat. Ja selle keraamika puhul tihti need kujutised kipuvad keraamikalt lahkuma. Ehk on pandud mingid väikesed sellised skulptuurid nende nõude külge. Nende asulate osas me teame, et Lõuna-Egiptuses nüüd on asulad, varem ainult Põhja-Egiptuses. Aga Lõuna-Egiptuse asulad on siiski suuresti häbinud. Õnneks kellegi maja põles maha seal parempoolsel pildil. Ja kuna see maja põles maha, siis savitellised põletati ära ja see on ajahambale vastu pidanud, sest teised majad olid põletamata savitellistest ja aja jooksul lihtsalt hävisid. Ja see on natuke liialdus, aga see on peaaegu ainuke Lõuna-Egiptusest leitud elamu Hirakompolisest. Siin kõrval on Põhja-Egiptuse maadimajad, mis olid sellised pool maa-alused hooned. Jällegi hauad on olulised ja nüüd toimuvad olulised muutused või sellised kummalised muutused hauakombestikus. Ühest küljest ikkagi auk näoga lõuna suunda, kokku surutud, aga teisest küljest need lahkunud, neid hakatakse tükeldama ja teisest küljest säilitama. Et mitte tavaliselt samu lahkunuid. Nimelt sel ajal on näha, et kasutatakse ümbermatmist. Kui keegi sureb, siis jäetakse kuhugi lagunema, tõenäoliselt selle ajani välja, kui järgi ongi ainult luud. Need luud seejärel paigutatakse hauda, aga mitte anatoomiliselt alati korrektselt.
Ja see ei ole oskuste puudus, vaid siin ongi mingil põhjusel hakatud liigutama teatud kehaosasid ümber. Siin on üks ilma jalgadeta, see võib ilma jalgade ja käteta tegelane. See võib-olla ei ole isegi nii hästi illustreeriv, aga näiteks inimese kolju asendati vaasiga või inimese kolju liigutati inimese jalgade vahele, käeluud võidi nagu siin eemaldada ja paigutada kuhugi mujale ja nii edasi. Nii et mingil põhjusel surnuga hakati, no mitte mängima, asi oli kindlasti tõsine, aga midagi hakati tegema. Ja teisest küljest hakati tavaliselt siis pigem teisi maetuid mässima pilliroogu mattide alla ja eriti lina ja vaiguga hakati mässima käsi ja päid. Nii et see on midagi sellist, milles võib juba näha kunagi siis tekkiva mumifitseerimise algust. Eesmärk oli tõenäoliselt neid kuidagi säilitada ja hoida siis ühes tükis antud juhul erinevalt nendest teistest vaestest lahkunutust, keda oli vaja tükeldada. Ja suur rõhk oli tõenäoliselt tseremoonial, sest kui matuse kombestiku osa on ümbermatmine, siis see tähendab seda, et matus venib väga pikaks, sest esiteks tuleb oodata, kuni surm laguneb ja siis saab alles hakata ümber matma. Ja see tekitab võimaluse või mingisuguse sellise koha, kus keegi, kes on võib-olla natuke jõukam, saab pika aja jooksul tseremooniate kaudu näidata, et ta on teistest parem. Nimelt, see on antropoloogias üpris tavaline nähtus, mida üle maailma on märgatud, et kui on mingid pidustused ja matused sobivad siin väga hästi, siis korraldatakse pidusöök, kutsutakse teisi kaaskondlasi sinna ja siis, olles nad toidetud, siis need kaaskondlased on sulle justkui natuke võlgu. Selleks, et korraldada seda pidusööki, sa pead olema natuke jõukam, aga ikkagi. Nüüd ollakse sulle justkui võlgu ja see võimaldab jälle võib-olla saada endale soodsaid otsuseid või veel parem ise otsustada tulevikus mingite kogukonna asjade üle. Ja see asi, mille üle näiteks võimalik oleks otsustada, võib-olla kes saab kaugelt maalt tulnud, kauplemisega tulnud eksootika enda kätte. Kui keegi on esile tõusnud juba, siis temal on võimalus saada eksootilisi kaupu esimesena ja võib-olla üldse välistada, et keegi teine neid saaks. Ja sellega ta kindlustab oma rikkust, ta kindlustab staatust. Ja üks asi, mis alati näitab, kui rikas sa oled, on see, et sa võid väga kallid asjad hävitada. Nii et kui keegi matab oma isa ja paneb sinna hunniku eksootikat, siis ta näitab sellega, et ma olen nii rikas, et see pole probleem. Ja see aitab siis esile tõusta inimestel. See on üks oletus, siis kuidas see eliit kuidagi tekkis. Siin taustaküsimus on alati see, aga kuidas ta üldse alguses rikkaks sai, et see on selline probleem. Kui tegemist on näiteks kariloomapidajatega, siis võib-olla kellelgi lihtsalt vedas natuke rohkem nende kariloomadega ja neid oli rohkem. Aga on näha, et eliit või mingisugune jõukam, kuidagi esile tõusvam elanikkond on täitsa olemas. Sest näiteks Hierakompolise linnast on leitud selline uhke surnuaed, kust ka see mask pärit on, kus surnuaed selle asemel, et matta lihtsasse auku, koosneb haudadest, mis on ehitatud savitellistega korralikult. Sinna peale on rajatud veel maapealne osa, postidest on see haud ümbritsetud, postide peale on pandud pilliroost katus ja tõenäoliselt veel mingid pilliroost seinad. Nii et see haud on ka kaugelt näha, lisaks sellele, et ta on hästi ehitatud ja hauapanuste poolest hästi rikas. Ja
on ka näha, et võib-olla oli kasutatud mingeid kujukisi, et surnud siis võimaldada surnu austamist seal. Ja mõned motiivid ka, mis siin praegu esile tõusevad, on näha sellise kujundeid, mis hilisemas Egiptuse ajaloos seostuvad võimuga. Olgu see hilisem Egiptuse ajalugu siis Vana-Egiptuse riik või sellele natuke eelnev selline periood. Üks asi, mis on näha siin mõlemal mehe kujul, on habe. Tundub, et see habe on võimu sümbol juba tollal, ta on igal juhul nendel kujudel, noaotstel ja sellistel asjadel. Ja hilisemas Egiptuse ajaloos vaara üks tunnus oli see, et tal oli habe. Isegi naisvaara pidid endal võltshabet kandma seal ees. See on üks sümbol. Teine sümbol on võiduka küti motiiv, nagu siin pildil. Keegi on tõenäoliselt koerad ja keegi on tulnud jahilt edukalt tagasi ja tal on tavaliselt loomasaba. Paraku see sellel taldrikul väga hästi näha ei ole, aga siin kõrval oleval isikul on võib-olla ka see loomasaba. Aga üldiselt nende kujutistel on näha lihtsalt, et saba on pandud vöö külge. Ja see saba võiks olla lihtsalt tavaline küti tunnus, aga hiljem, ütleme, Egiptuse esimese vaara puhul on näha, et see saba on tal külge asetatud. Nii et küllap see saba omakorda on võimu sümbol. Ja viimane on siis selline võiduka võitja motiiv, kus tavaliselt ongi inimesel niimoodi käed tõstetud. See tegelane, kui seal ei oleks kedagi teist kõrval, võiks olla ka jumalanna samasuguse poosiga. Seal on selgelt selliseid naissoost kujukesi, aga kuna tal on kõrval veel justkui keegi, kelle ta on, tõlgendusruumi on, aga tõenäoliselt vangistanud, siis see kokku annab sellise võitja motiivi. Ja ma tegelikult siin praegu lõpetaks. Järgmine kord ma räägin Nakada teise perioodi lõpust, mis siin muutub, on see, et kogu Egiptus muutub kultuuriliselt ühtseks. Siin taga on tõenäoliselt ränne, mitte tingimata ränne, ja siis sellega kaasnevad veel igasugused muutused ja tuleb ka vahvat uut keraamikat. Ja.